Kas sõjandus ja tööstus kutsuvad oma radiatsiooni, närvigaasi ja bioloogiliste relvadega esile 7 viimast nuhtlust? Kas ka Harmageddoni lahingu? Mõni aasta tagasi läks Dwight L. Moody reisile ja jättis oma koguduse noorele abipastorile. Kui noormees koguduse ees seisis, mõtlesid nad, mida sellist oskab ta rääkida, mida härra Moody juba pole kõnelenud. Tundus, et nende pastor oli juba andnud ammendava ülevaate kõigist piibli olulistest teemadest. Noormees luges ette jutluse teksti Johannese 3:16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ta kandis ette ilusa kõne Jumala armastusest. Koguduse üllatuseks oli ka järgmise nädala salmiks Johannese 3:16 ja noormees pidas teise inspireeriva jutluse Jumala armastusest. Ka ülejärgmisel ja üle-ülejärgmisel nädalal kasutas ta Johannese 3:16 teksti, kuni ta oli ette kandnud terve seeria Jumala armastusest. Sõber, see teema on ammendamatu. Kui tänulikud peaksime olema Jumala muutumatu armastuse eest? Jüngrid tulid Jeesuse juurde ja küsisid Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 3. salmis. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht? Ta andis neile ülevaate maailmas toimuvatest poliitilistest, majanduslikest, sotsiaalsetest ja religioossetest olukordadest, mis tähendavad tema tuleku lähenemist. Ta ütles, et üks märk tema peatsest tulekust saab olema see, et evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale. Me loeme Matteuse 24. peatüki 14. salmist. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Sama sõnumit, mida kuulete selles loengus, kuulutatakse kõigile rahvastele, suguharudele, keeltele ja inimestele. Me täidame ühte viimaste päevade märkidest. Sõnum Jeesusest toob veendumuse kuulajate südamesse. See oli nii nelipühipäevil ja see on nii tänapäeval. Kui inimesed küsisid, mida me peame tegema, vastas Peetrus neile apostlite tegude raamatu 3. peatüki salmides 19-20. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et issandalt tuleksid kosumisajad. On väga oluline, et me parandaksime meelt ja tunnistaksime oma patud, et need kustutataks taevasest aruandest. Jeesus lubas, et kui me kahetseme oma patte, siis ta andestab. Loeme 1. Johannese 1. peatüki salmi 19. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kõige olulisem küsimus peaks olema, kas mina olen meelt parandanud ja tunnistanud oma patud. Kas minu andmed taevastes raamatutes on korras? Meil on valida, kas kustutatakse meie patud või kustutatakse meie nimed eluraamatust. Loeme ilmutusraamatu 3. peatüki 5. salmist. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Jeesus ütleb meile, et igaüks meist võib olla võitja ja kui me võidame patu oma eludes, siis jäädvustatakse meie nimed taevasesse eluraamatusse. Kui meie nimed tuuakse kohtumõistmiseks Jumala ette, siis saab astuda Jeesus meie kaitsjana oma isa trooni ette. Mina tahan, et kohtupäeval Jeesus mind esindaks. Kas ka sina? Jumala kohus on midagi, millega kõik peavad silmitsi seisma. Igal inimesel, kes kunagi siin maal elanud on, seisab ees tasumise tund. Seejärel määratakse meile igavene saatus vastavalt meie otsustele. Tark mees Salomon ütles kord Koguja raamatu 12. peatüki salmides 13 ja 14. Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Sõber, on väga oluline, et me alluksime Jumala nõuetele, sest tema püha seaduse järgi mõõdetakse meie elusid suurel kohtumõistmise päeval. Ka apostel Jaakobus rõhutas seda olulist fakti, öeldes Jaakobuse 2. peatüki 12. salmis, nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke, nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi.
ilmselgelt viitab ta Jumala igavesele 10 käsu seadusele, sest ta räägib siinsamas abielu rikkumisest ja tapmisest. On kurb tõsiasi, et paljud nimekristlased lükatakse tagasi, kui nad kohtupäeval Jumala ette ilmuvad. Jeesus tegi selle asja selgeks Matteuse 7. peatüki salmides 22 ja 23. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Pühakiri ütleb 1. Johannese 3. peatüki 4. salmis, igaüks, kes teeb pattu, rikub ka seadust ning patt on seaduse rikkumine. Paljud, kes on Jumala seadust ignoreerinud või seaduse hüljanud, peavad sellega kohtumõistmisel silmitsi seisma. Vastavalt ilmutusraamatu ettekuulutustele saabub varsti päev, mil iga planeedi elaniku vaimulik olukord nii-öelda külmutatakse või fikseeritakse igaveseks. Kõlab otsus, nagu seda loeme ilmutusraamatu 22. peatükist 11. salmist. Loen selle King Jamesi tõlkest, sest eestikeelne võib edasi anda natukene teise mõtte. Kes teeb ülekohut, jäägu ülekohtuseks, ning kes on rüve, jäägu rüvedaks. Õige jäägu õigeks ning püha jäägu pühaks. Siis jaotatakse kogu inimkond vaid 2 klassi. Päästetud ja mitte päästetud. Pühad ja patused. Suur taevane uurimiskohus on lõpetatud ja on selgunud, kes on päästetud ja kes kadunud. Pane tähele, mis juhtub koheselt pärast seda. Jeesus naaseb, et tasuda. Loeme ilmutusraamatu 22. peatükist salmist 12. Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga. Ma tasun igaühele tema tegude järgi. Kuna Jeesus naaseb, et tasuda kas igavese elu või hukatusega, järeldame, et iga juhtum on suletud ja otsus tehtud. Igaühe toimik saab enne Jeesuse tulekut taevases uurimiskohtus üle vaadatud. Jeesus ütles, et see saab olema justkui Noapäevil. Kas mäletad, kui Noa ja tema pere läksid laeva? Uks sulgus ja need, kes olid väljaspool, olid kadunud, igaveseks kadunud. Ja need, kes seespool, said päästetud. Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 17. peatüki salmides 26 ja 27. Ja just nõnda nagu sündis Noapäevil, nii on ka inimese pojapäevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Nii nagu see oli toona, saab see olema ka viimastel päevadel. Jumal suleb armu ukse. Päästevõimalust enam ei eksisteeri. Hetkest, kui kuulutatakse välja otsus, kes on õige, jäägu õigeks ja kes on ülekohtune, jäägu ülekohtuseks, jääb igaüks igavesti selliseks, nagu ta sel momendil on. Kui metsalise märk on maailmale peale surutud ja igal arukal inimesel on olnud võimalus teha otsus Jumala poolt või vastu ning iga nimi on taevastes kohtuhooneis hoolikalt üle vaadatud, siis lõpeb inimese katseaeg päästeks. Nii nagu sulgus Noa laeva uks, nii sulgub ka Jumala armu uks. Ja seejärel algavad nuhtlused. Need on hirmsad karistused, millega kadunuid nuheldakse. Pöördume ilmutusraamatu poole, et uurida 7 viimast nuhtlust. Loeme peatükist 16 salmist 1. Ma kuulsin valju häält templist hüüdvat 7 inglile. Minge ja valage Jumala raevu 7 kaussi välja ilmamaa peale. 14. peatükk ütleb meile, et need 7 viimast nuhtlust valatakse välja nende peale, kes võtavad vastu metsalise märgi. Seetõttu on väga oluline, et sa mõistaksid nii seda videot kui ka järgmist. Need, kes võtavad vastu Jumala märgi, on kaitstud nende hirmsate nuhtluste eest. Esimene nuhtlus. Loeme ilmutusraamatu peatükist 16 salmist 2. Esimene läks ning valas oma kausi välja maa peale ning kurje ja tigedaid paiseid lõi inimeste külge, kellel oli metsalise märk ja kes kummardasid tema kuju. On üsna ilmne, et see hirmus paisete nuhtlus valatakse välja nende peale, kes võtavad vastu metsalise märgi. Me ei tea nende paisete iseloomu. Need võivad olla kasvajalaadsed või põhjustatud tuumakirgusest. Palju paiseid on tavaliselt väga valulik. Need on tavaliselt seotud kõrge palaviku ja kirjeldamatu valuga. Piibel ütleb Jesaja 1. peatüki 6. salmis, jalad allast pealaeni ei ole midagi tervet.
aina vermed, muhud ja värsked haavad, mida ei ole puhastatud ega seotud ega õliga leevendatud. Selliste hirmsate paisete vastu ei ole rohtu ega leevendust. Siiani on kõik Jumala karistused olnud segatud armuga, kuid sel perioodil karistusi armuga ei segata. Psalm 75, salm 9 ütleb: sest issanda käes on karikas ja see vahutab veinist. See on täis tembitud jooki ja tema kallab sealt seest. Isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. Teine nuhtlus. Loeme ilmutusraamatu 16. peatüki salmist 3. Teine valas oma kausi välja merre ning see sai otse kui surnu vereks ning iga elus hing meres suri. Ligikaudu 2/3 maa pinnast on kaetud veega. Milline õnnetus saab see olema, kui kõik veeelukad suurtes ookeanides surevad, tõusevad pinnale ja hakkavad lagunema? Mõtle sellele haisule ja mida see lehk tähendab neile, kes elavad mere ääres või reisivad merd mööda. Võib-olla põhjustab sellise massilise suremise tuumasõda, kui kiirgus katab maa. Jumal võib lubada inimestel endal oma karistus kaela tuua. Kolmas nuhtlus. Jätkame salmist 4. Kolmas valas oma kausi välja jõgedesse ja veeallikaisse ning need muutusid vereks. Mis iganes see on, mis vallutab ookeanid, jõuab varsti ookeaneisse suubuvate ojade ja jõgedeni ning kogu puhas vesi saab reostatud. Suudad sa kujutleda, kui hirmus see võib olla nende jaoks, kes kannatavad paisete käes? Neil on suured valud, kõrge palavik, ei mingeid leevendavaid ravimeid ning kui nad nüüd tahavad juua jahedat vett, siis on seal ainult veri. Jumal avaldab selliste nuhtluste põhjuse salmis 6. Sest nemad on valanud pühade ja prohvetite verd ning verd oled sina andnud neile juua, nad on seda väärt. Paned tähele, kuidas kannatused liituvad. Esmalt paised ja seejärel ei mingit vett. Jällegi peame kordama. On väga tähtis, et hoiduksime võtmast metsalise märki ja väldiksime neid koledaid nuhtlusi. Ja samamoodi, kui tähtis on, et võtaksime vastu elava Jumala märgi ning oleksime sellel hirmsal probleemsel ajal kaitstud. Sõber, me oleme väärt, et kuulata ära iga käesolev loeng ja mõista neid olulisi teemasid, mis on kaalul ja mõjutavad peagi meie igavest saatust. 4. nuhtlus avaldatakse salmides 8 ja 9. 4. valas oma kausi välja päikese peale ning temale anti kõrvetada inimesi tulega ja suur kuumus kõrvetas inimesi ning inimesed teotasid Jumala nime, kellel on meelevald nende nuhtluste üle, ega parandanud meelt, et teda ülistada. Mispärast nad meelt ei paranda? Vastus on, et nad ei saa. On juba liiga hilja. Enam ei ole tagasiteed. Armuuks on sulgunud ja nad on oma pääste maha maganud. Otsus on välja kuulutatud. See, kes on püha, jäägu pühaks ja kes on rüve, jäägu rüvedaks. Mõtle nende karistuste koleduse peale, mille osaliseks metsalise märgi vastu võtnud kurjad saavad. Esmalt valudega paised ja kõrge palavik, seejärel ei ole vett, et juua või vannitada palavikus kehasid. Ning siis hakkab korraga päike maad kõrvetama. Mis on need nuhtlused põhjustanud? Jälle on võimalik, et välk tuumasõjast põhjustatud radiatsioon reostab ookeanid ja sisemaa veekogud ning muudab need veretaolisteks olluseks, mis tapab kõik elava, millega kokku puutub. Tuumaplahvatused võivad tugevalt mõjutada ka ionosfääri. Siis ei ole enam midagi, mis kaitseks päikese kiirguse eest ja see kõrvetab maaelanikke. Inimesed küpseksid nagu ahjus. 5. nuhtlust kirjeldatakse salmides 10 ja 11. 5. valas oma kausi välja metsalise trooni peale ning tema kuningriik mattus pimedusse ning nad närisid oma keelt valu pärast ning teotasid taeva Jumalat oma valude ja paisete pärast ega parandanud meelt oma tegudest. Jälle, miks nad meelt ei paranda? Vastus on, sest on liiga hilja. Nad on igaveseks kadunud. Pane tähele, et see nuhtlus langeb just metsalise võimu pealinnale. Kui uurime metsalise märki, selgitame välja, kus selle peakorter asub ja siis näeme ka selgelt, kuhu see nuhtlus langeb. Pea meeles, 4. nuhtlus oli kõrge temperatuur. See nuhtlus on pimedus
ning temperatuur langeb järsku nii madalale, et need, kes enne piinlesid kuuma käes, piinlevad nüüd külma käes. Piibel ütleb, et nad närisid oma keelt valu pärast. Tekib küsimus, kus on sel ajal õiged? Kallis sõber, Jeesus on lubanud omade eest hoolitseda. Ma olen tänulik, et võin teenida teda, kes armastab meid ja kes kaitseb neid, kes teda ustavalt teenivad. Neid, kellel on Jumala pitser, kaitseb Jumal 7 nuhtluse ajal hoolikalt. Loeme psalm 91, salmidest 7 ja 8. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu, aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. See on tõotus ja meie Jumal on Jumal, kes ei saa valetada. Kui me teda usaldame ja lubame temal panna meie elule oma kinnitava pitseri, siis oleme kaitstud. Sama psalmi salmid 9-11 ütlevad, sest sina, issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Seega on taeva inglitel käsk meid 7 nuhtluse ajal kaitsta. Hiob ütleb selle otse välja. Hiobi 5. peatüki 19. salmis. 6 hädast päästata sind ja 7. ei puutu sinusse kuri. Need on imelised tõotused. Mina tahan neist osa saada. Kas sina ka? Pane tähele, mida ütleb Jumal prohveti kaudu Jesaja 26. peatüki salmides 20 ja 21. Tule mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese tagant. Peitu üürikeseks ajaks, kuni raev möödub. Sest vaata, issand väljub oma asupaigast nuhtlema maa elanikke nende ülekohtu pärast. Siis paljastab maa oma veresüü, aga katta enam neid, kes ta peal on tapetud. Märkad, et see kirjakoht käib just selle aja kohta, kus Jumal tõuseb õelaid karistama viimastel päevadel, just enne seda, kui Jeesus naaseb tasuga. Siin viidatakse 7 viimasele nuhtlusele. Jumal on tõotanud meid mitte ainult kaitsta. Ta on tõotanud ka seda, et meie vesi ja leib on kindlustatud, nagu see oli Eeliaga suure põua ajal, kui inimesed nälga surid. Jumal varjas Eeliat seal, kus vesi oli kristallselge ja linnud tõid talle süüa. Seega varustab Jumal toidu ja joogiga neid, kes teda teenivad. Nende elud on kaitstud kõik võimsa käes. Vaatame nüüd mõnda väga huvitavat salmi 6. nuhtluse ajal, mis räägivad meile Harmagedooni lahingust, ja võtame minuti, et lasta Piiblile ennast seletada. Harmagedooni ümber on palju segadust ja just selle tõttu, et paljud ei uuri Vana Testamenti ning ei lase Piiblile ennast ise seletada. Loeme hoolikalt ilmutusraamatu 16. peatüki salme 12-16. 6 valas oma kausi välja suure Eufrati jõe peale ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningatele päevatõusu poolt. Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja 3 rüvedat vaimu otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Ennäe, ma tulen kui varas. Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi. Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebra keeles hüütakse Harmagedoon. See kirjakoht on paljude spekulatsioonide allikaks, sest sõna Harmagedoon tuleb sõnast Megido. Ja kuna siin on juttu lahingust kõigeväelise Jumala suurel päeval, sel põhjusel on paljud uurijad jõudnud loogilisele järeldusele, et jutt on reaalsest füüsilisest lahingust, mis leiab aset Megido orus vahetult enne Jeesuse teist tulemist. Mõned tunnustatud kristlikud kirjanikud on näiteks kirjeldanud võimalust, et Venemaa ründab koos Araabia riikidega Iisraeli. Või et miljonitesse küündiv armee marsib idast, võib-olla Hiinast, üle Eufrati jõe, et ühineda lahinguga Megido orus. Arvesse võttes kasvavaid pingeid Lähis-Idas on arusaadav, miks selline tõlgendus on aktsepteeritav. Teised on pakkunud jälle teistsuguseid stsenaariume. Mis neid kõiki aga ühendab, on see, et nad kõik räägivad suures osas reaalsest füüsilisest lahingust Megido orus. Aga peatume hetkeks ja uurime seda kirja kohta lähemalt. Kuigi pole kahtlust, et kontekstiks on lahing kõigeväelise Jumala suurel päeval, räägib Johannes rohkem vaimulikel kui militaarsetel teemadel. Näiteks räägib ta tunnustähti tegevatest kurjadest vaimudest. Ta räägib ka lohest, kes vastavalt ilmutusraamatu 12. peatükile on kuradi sümbol. Siin räägitakse valeprohvetist ja metsalisest, kes tahab, et teda kummardatakse.
ja 15. salmis antakse hoiatus olla valmis Kristuse teiseks tulekuks. Kõike seda arvesse võttes peame küsima, mida Johannes öelda tahab. Kas võib olla, et meie tähelepanu on niivõrd keskendunud ühele Lähis-Ida maatükile, et meil jääb peamine mõte kahe silma vahele? Mõned piibliuurijad on märganud, et ilmutusraamat ei ole väga originaalne raamat. Mõned on hinnanud, et suisa 2/3 ilmutusraamatust on laenatud mujalt piiblist, eriti Danieli raamatust. Näiteks kui 13. peatükis räägitakse merest tulevast müstilisest metsalisest, siis on sellel suur sarnasus Danieli 7. peatükis mainitud metsalistega. Teine hea näide on samuti 13. peatükis, kus inimesi sünnitakse surma ähvardusel kummardama kuju. See tuletab mulle meelde Danieli 3. peatüki, kus Nebukadnetsar üritas sundida Danieli ja tema sõpru põlevasse ahju viskamise ähvardusel kuju kummardama. Ja 16. peatüki Harmagedooni loos näeme me sama. Johannes kasutab Vana Testamendi kujundeid ja sündmusi, et osutada millelegi olulisele. Kõigepealt kirjeldab ta Eufrati jõe kuivamist, mis avab tee kuningatele idast. Miks ta kasutab Eufrati jõge? Sest see on tuntud, kuna seda mainitakse 1. Moosese raamatus kui ühte Eedeni aia jõgedest. See on tuntud ka selle tõttu, et see voolas läbi iidse Babyloni. Eufrat oli Babyloni militaarse julgeoleku üks olulisemaid osi, sest keegi ei pidanud vee saamiseks linnast lahkuma. Kui mõni armee linna ümber piiranuks, võin üks linn aastaid vastu pidada. Väga ebatõenäoline oli, et keegi võis iial tungida läbi massiivse linnamüüri. Just tänu Eufratile oli Babylon vallutamatu kindlus. Või vähemalt arvasid nad seda ise. Tuli aga välja, et Eufrat oli ka nende kõige nõrgem koht. Inimesed ei saanud küll tulla müüridest üle või läbi, aga nad said tulla müüri alt. Ja just nii Babylon langeski. Kui Pärsia kindral Küüros nägi, et Eufrat voolab massiivsete linnamüüride alt läbi, teadis ta kohe, mida teha. Ta käskis oma meestel jõe mõlemale küljele kaevata 180 kanalit, kuni veetasa langes ja tekkis tee, mis viis müüride alt linna sisse. Nad kuivatasid Eufrati ja jõudnud sisse jäi ainult üks takistus. Jõe külgedel olevad müürid koos suletud väravaga. Danieli raamatu 5. peatükk kirjeldab, mis sel ööl linnas toimus. Nebukadnetsari lapselaps Belsassar oli kokku kutsunud peo, et tõestada, et Babylon ei lange iial. Kuigi linna väravate taga oli armee idast, uskus Belsassar, et juhtuda ei saanud midagi. Ta käskis meestel nähtavale tuua oma hinnalisima saagi mineviku lahingutest, mille hulgas olid ka riistad Jeruusalemma templist. Milleks muretseda, ütles ta. Linna ümber on 2 vankri paksune müür, mis on nii kõrge, et ükski armee seda ei ületa. Meil on toitu 20 aastaks ning lõppematu veevaru. Ta arvas, et juhtuda ei saa midagi. Täna sümboliseerib Belsassar neid, kes toetuvad enesele. Ta sümboliseerib neid, kes kahtlevad Jumala sõnas ja usaldavad pigem enda saavutusi kui usku. Mina isiklikult kahtlen, et Belsassar ei olnud kuulnud oma vanaisa usust või tema unenäost, mis kuulutas ette Babyloonia langemist. Mingil hetkel pidi ta sellest kuulma, aga ta otsustas seda ignoreerida. Ka täna usuvad paljud, et nende arvamused on võimsamad kui Jumala sõna. Samal ajal kui kõik jõid ja heitsid nalja pühade riistadega, saatis Jumal selge hoiatuse, et pärslane Küüros on linna vallutamas. Loeme Danieli 5. peatüki salme 5 ja 6. Sel samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale lambijala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niude liigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teineteise vastu. Salapärane käsi kirjutas seinale 4 sõna. Mene, mene, tekel, ufarsiin. Ükski riigi tarkadest ei osanud nende tähendust seletada, mis tõttu lasi Belsassar kutsuda Danieli. Belsassar, ütles Daniel, ma kardan, et need pole head uudised. Su päevad on loetud. Sind on vaekaussidel kaalutud ja leitud kerge olevat. Su kuningriik on tükeldatud ja antud meedlastele ja pärslastele. Belsassar arvas, et pidu ei lõppe kunagi. Ta arvas, et on hävitamatu, aga sel ööl ütles Jumal talle, et miski ei ole igavene. Tuleb aeg, kui peame aru andma. Kui Belsassar oleks vaid lugenud Jesaja raamatut, siis oleks ta näinud, et Jumal kuulutas detailselt ette Babyloonia langemist Eufrati kuivamise kaudu.
Jesaja 44:27-45:1. Kes ütleb sügavikule kuiva, ma lasen su jõed kuivada, kes ütleb kooresele, mu karjane. Tema viib täide kõik, mida ma tahan ja ütleb Jeruusalemmale, sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel. Nõnda ütleb issand oma võitule kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks. See kirjutati 100 aastat enne Küürose sündimist ning Jumal oli täpne isegi detailides. Kõik Babülonis olid purjus ning sõdurid unustasid kindlustada jõeväravad. Seega sisenes Küüros oma armeega mööda kuiva jõesängi. See on militaarajaloo üks otsustavamaid sündmusi. Suur Paabel langes idast tulnud armee kätte, kuigi arvati, et linn püsib igavesti. Ja seda lugu meenutab Johannes meile ilmutusraamatu 16. peatükis, kui ta räägib Harmagedooni lahingust. Pane tähele selle loo elemente. Eufrati kuivamine, idast tulnud armee siseneb linna ja Paabel langeb. Neid samu sündmusi mainitakse ka Harmagedooni loos. Loeme tähelepanelikult uuesti ilmutuse 16, salmid 12 ja 19. 6 valas oma kausi välja suure Eufrati jõe peale ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningatele päevatõusu poolt. Ja suur linn jagunes 3 osaks ning paganate linnad varisesid kokku. Ja suurt Paabelit tuletati meelde Jumala ees, et Jumal annaks temale oma raevu viinakarika. Kas oled kogenud, et vahel keskendume pisiasjadele ja unustame suure pildi? Johannes ei räägi reaalsest füüsilisest lahingust, siin on enamat. Johannes tahab meid panna mõistma, et aeg ei kesta igavesti. Reaalne Paabel langes ja sama juhtub kaasaegse vaimuliku Paabeliga. Jumal ei tolereeri valu ja kannatusi igavesti. Seda on liiga palju. Ta tahab, et see lõppeks. Aga kuna ta ei taha, et keegi hukkuks, kutsub ta meid üles otsustama enne, kui see aeg saabub. Ja see on see, kus mängu tuleb Harmagedoon. Pane tähele, et salmis 16 valib Johannes hoolikalt sõnu. Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebrea keeles hüütakse Harmagedoon. Ilmutusraamat kirjutati kreeka keeles, aga siin kasutab Johannes korraks heebrea keelt. Ta ütleb, et Jumal kogub kokku paika, mida kutsutakse Harmagedooniks. Mida see tähendab? Kas seda, et Jumal kohtub kõigiga reaalselt 32 ruutkilomeetri suuruses orus? Muidugi mitte. See on sümboolne keel ja sõna Harmagedoon ehk heebrea keeles Her Megidon tähendab Megido mäge. Ja Megido mägi, mis on Karmeli mäeaheliku tipus, on mägi, kuhu prohvet Eelia tõi rahva, et langetada oluline vaimulik otsus. Elu ja surma küsimus. Igaüks pidi valima. Kogu rahvas oli koos Megido mäel, Harmagedoonil, ja käes oli aeg lõplikult otsustada, kas nad teenivad Jumalat või lükkavad ta kõrvale. Harmagedooni lahing on ajaloo kordumine. Johannes ütleb ilmutusraamatus, et kõigi jaoks saabub aeg otsustada. Küsimus ei ole militaarne, vaid vaimulik. Jeesus tuleb ning toob meid kõiki kokku Harmagedooni, Megido mäele, et langetada otsus. Veelgi enam, 3 engli kuulutuse kaudu, ilmutuse 14. peatükis, kutsub Jumal oma rahvast kogunema Sioni mäele, mis on tema kogudus. Harmagedoon ei ole seega sõda tankide, kuulipildujate ja hävitajatega, vaid sõda sinu ustavuse üle. See ei toimu Lähis-Idas, vaid sinu südames. Ja kuna Jumal maksis sinu pääste eest nii kõrget hinda ning ta armastab sind, siis kutsub ta sind tegema otsust, kas sa järgned mulle. Ja kui sa seisad risti ees ning näed Jeesuse moonutatud ja verist keha, kui sa siis lõpuks mõistad, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, kuidas saad sa valida teist teed? Kuidas võib keegi öelda Jeesusele ei? Kuidas saab keegi sinu otsust mõjutada? Ainult taevavägi hoiab tagasi raevutuuli, et maal oleks suhteliselt rahulik, et inimesed võiksid oma igavese otsuse langetada. Seda tagasihoidmist kujutavad ilmekalt ilmutusraamatu 7. peatüki salmid 1-3. Pärast seda ma nägin 4 inglit seisvat ilmamaa 4 nurgal kinni pidamas ilmamaa 4 tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale, ega ühegi puu peale. Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt. Temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega neile 4 inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele. Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele enne, kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele.
Jumala töö siin maa peal ei ole läbi, aga peagi see saab läbi ja kui see kätte jõuab, paiskuvad 7 viimast nuhtlust maale hingematva üllatusena. Pea meeles, kallis sõber, et kui nuhtlused algavad, siis päästevõimalust enam ei ole. Inimese armuaeg on siis läbi saanud. Armu uks ei ole enam avatud. Kui Jeesus hüüab tagasivõetamatud sõnad, see on sündinud, siis lõpetab ta oma töö meie ülempreestri advokaadina isa trooni ees. Siis on iga inimese asi igaveseks otsustatud. Kõigi saatus on siis lõplikult kindel. Loeme ilmutusraamatu 22, salmid 11 ja 12. Kes teeb ülekohut, jäägu ülekohtuseks, ning kes on rüve, jäägu rüvedaks. Õige jäägu õigeks ning püha jäägu pühaks. Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga. Ma tasun igaühele tema tegude järgi. Ja siit tekib küsimus. Kui me näeme, et juba on kujunemas soodne olukord 6. nuhtluseks, siis kui kaugel oleme esimesest? On ülimalt oluline elada palvemeelselt ja hoolikalt Jumalale ligidal igal päeval. Miks? Sest kui armuaeg lõpeb ja nuhtlused algavad, ei ole enam tagasiminekut. Kui oled kadunud, oled seda igaveseks. Ja kui oled päästetud, siis oled pääsenud. Jeesus tuletab meile meelde, mis on tema soov, ilmutusraamatu 22. peatüki salmis 7. Ja vaata, ma tulen peagi. Õnnis on see, kes hoiab alal selle raamatu ennustuse sõnu. Harmagedooni lahing toimub kõige väelisele Jumalale ustavaks jäämise üle. See lahing võrsub kuradi võimsaimast katsest valitseda seda maailma nagu enda oma ning Jumala sekkumisest, et seda ära hoida. Harmagedoon on aeg, mil Jumal tegutseb rahvastega, kes mässavad tema tahte vastu. See on kirjas Jeremiia 25. peatüki salmides 30 ja 33. Selles kirjakohas viidatakse Harmagedoonile kui Jumala ja rahvaste vastuseisule. See on aeg, mil Jumal tapab kõik, kes keelduvad tema käske pidamast. Harmagedoon on aegade konflikt Kristuse ja saatana vahel, tõe ja vale vahel. Sellest vaatepunktist vaadatuna tähendab see, et sinul ja minul ei ole muud valikut, kui olla konflikti ühel või teisel pool. Mida ütles Jeesus? Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Kuidas me vajame, et Piibel ütleks meile, kuidas olla Jeesuse poolt, kuidas olla konflikti võitja poolel, kuidas lõpuks võita taevane kodu. Kas tead, mis sel ajal tegelikult toimub? Kas sa tead, mida Jumal kavatseb teha? Nagu ka Karmeli mäel sekkub Jumal oma rahva kaitseks ning seab kõik õigeks. Ja see viib meid viimase nuhtluse juurde. Loeme sellest ilmutusraamatu 16. peatüki 17. salmist. 7. valas oma kausi välja õhku ning vali hääl kostis templi sees troonilt. See on sündinud. Jumal kuulutab maailma lõppu. Vägevama häälega kui 1000 kõue ütleb Jumal. See on sündinud. See oli viimane. Inimese aeg on läbi. Nüüd võtab Jumal ohjad enda kätte, et juhtida otseselt. Lugedes edasi salmidest 17-21, näeme, et kui Jumal ütleb need 3 sõna, see on sündinud, pööratakse maailm pea peale. Need 3 sõna põhjustavad suurima maavärina, mis iial on toimunud või iial toimub. See maavärin teeb maatasa kõik linnad. Salmid 18-20. Ja sündis välke ja hääli ja kõuemürinaid ning suur maavärin, millist ei ole olnud sellest ajast, kui inimesed on elanud maa peal. See oli määratu suur maavärin. Paganate linnad varisesid kokku. Kõik saared põgenesid ning mägesid ei leidunud enam. Siin on midagi väga hämmastavat ja see on kirjas sinu piiblis. See suur maavärin, mille põhjustab Jumala teade maailma lõpust, on nii võimas, et paneb terve planeedi vaaruma nagu joobnu. Ja see on kirjas sinu piiblis just nende sõnadega. Jesaja raamatu 24. peatüki salmis 20. See maavärin on üks Jumala relvadest. Jumalal on veel relvi, mida käiku lasta. Täpsemalt kasutab ta veel 2 ja need on kohutavad. Ühte nendest kirjeldab salm 21. Midagi sellist pole enne nähtud ega nähta ka tulevikus. Ja suuri raheteri, talendi raskusi 100 taevast alla inimeste peale. Talent on võrdne umbes 25 kiloga. See tähendab, et need raheterad on suuremad kui korvpallipallid. Jumal rääkis neist raheteradest 1000 aastaid tagasi Hiobile. Hiobi 38. peatükk, salmid 22 ja 23. Kas sa oled käinud lumeaitade juures ja näinud raheaitu, mida olen hoidnud hädaaja tarvis, sõja ja võitluse päevaks? Pea meeles, et piiblist tõe leidmiseks tuleb õiged tekstid kõrvutada.
kui teeme seda ilmutusraamatu 16. peatüki salmidega 14-17 ja 19. peatüki salmidega 11-21, siis näeme, et Harmagedooni lahingu katkestab Jeesuse Kristuse äkiline ilmumine taevast. Tema teine tulek. Jumal näitas apostel Johannesele, kuidas saabub maailma lõpp. Ta näitas, kuidas toimub Kristuse teine tulek ja kuidas Harmagedooni lahing selle tõttu seiskub. Loe hoolikalt 19. peatüki salme 11-21. Seal seisab, ma nägin taeva olevat avatud. Jah, taevas avaneb Jumala väes ning selle kaudu nähakse lähenemas taevaste inglite armeest ümbritsetud Jeesust Kristust, inimese poega, Jumala poega. Ja vaata, mis toimub, kui ta tuleb. Salm 19. Ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende väehulki kogunevad sõda pidama temaga, kes istus valge hobuse seljas ning tema väehulgaga. Selle lahingu katkestab äkitselt Kristuse ilmumine. Sa võid küsida, miks peaks Kristuse teine tulemine lahingu nii äkitselt peatama? Piibel ütleb, et Kristuse teisel tulekul langeb iga inimene, kes ei ole Kristuse poolel, surnult maha, justkui välgust rabatuna või nagu 100 000 voldise elektrilöögi saanuna. Võid küsida, kus see kirjas on? Siin see on, Jeremiia 25:33. On tõesti suurepärane neid kirjakohti kokku panna. See on imeline ja Piiblist saab kõige hämmastavam raamat maailmas, kui tead, kuidas seda lugeda. Jeremiia 25:33. Ja sel päeval on issanda maha lööduid maa äärest ääreni. Neid ei leinata ja neid ei koristata ega maeta. Nad jäävad maa peale sõnnikuks. Kui Jeesus ilmub leegitsevast tules oma teisel tulekul, siis tapab tema kohalolu sõna kuulmatud. Need, kes keelduvad talle allumast, issanda maha lööduid, neid, kelle issand maha lõi, on siis maa äärest ääreni. Nii kirjeldab Piibel seda suurt sündmust. Ilmutuse 6:15-17. Ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopasse ja mägede kalju lõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonil istuja palge eest ning talle viha eest, sest nende suur vihapäev on tulnud. Kes suudab jääda seisma? Me elame maa ajaloo viimase vaatuse ajal. Me näeme, kuidas valmib näitelava Harmagedooni lahingu jaoks. Ja kui me oleme nii lähedal 6. nuhtlusele, siis kui lähedal oleme me esimesele? Ära unusta, kui nuhtlused saabuvad, on armuuks sulgenud. Oled sa ahastusajaks valmis? On sul Jumala kaitsev pitser? Sõber, praegu on aeg valmistuda Jeesuse tulekuks. Praegu on aeg anda oma elu täielikult talle. Praegu on aeg lasta Jeesuse armul oma elu üle kontroll võtta ning saada üheks neist, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Kas sa tahad anda oma elu Jeesusele?